Nii, mul on saabunud siia iPadi saalilt päris palju küsimusi, aga anname neile veel aega. Las nad küsivad veel, küsige veel ja räägime, teeme sellise esimese ringi vestlust võib-olla kohe ära. Silvia, ma tahtsin sinu käest küsida, kas te pakute seda füüsilise red-teamingu teenust Eestis ka või nagu Eesti ettevõtetele? Ka Eestis muidugi loomulikult. Et ühesõnaga, kui keegi näeb sind oma kontoris ringi liikumas. Ma ütlen, et selle peale mul on homme juuksuriaeg. Enam ei näe mind peale seda. Et sa peaksid tulema siia maskis laulja maskiga. Umbes nii. Aga sa oled käinud, murdnud nii-öelda sisse mingisse mõnesse Eesti ettevõtte kontorisse? Ja... See on mu töö, jah, loomulikult. Mis sa teed seal siis? Jalutad ringi, katsud uksi? No ütleme nii, see töö teinekord on päris naljakas meile ka, sest mõnikord on hea, läheb hästi, et kõik loksub nagu ise paika, aga on ka selliseid seiku, kus sa istudki tund aega kuskil prügikasti taga, et igasuguseid asju võib ette tulla. Aga su eesmärk on sealt, ütleme, kui sa kujutad ennast kurjategijaks, eks ole, et siis kõige lihtsam variant on, variant A on sealt võõrast kontorist midagi kaasa võtta ja sellega minema jalutada, eks ole. Variant B, mille peale võib-olla ka paljud ei tulegi, on sinna hoopis midagi jätta. Ehk võtta seljakotist mingi Raspberry Pi, eks ole, ja poetada kuhugi võrgukaabli otse võrku. Ja et see on su sissemurdmise mõte. Ütleme nii, see sõltub täiesti kokkulepetest, et see erinevate klientide puhul ongi erinev, et mida me sinna tegema läheme. Et kui mõnes kohas öeldaksegi, et me tahame lihtsalt, et te tõestaksite, et kas te saate siia tulla või ei saa, et siis meie poolt võib-olla ongi see, et jätad midagi ilusat sinna laua peale, eks ole. Aga teistel puhkudel, kus tulebki vaadata, et kaugele me jõuame ja kui palju me pättust siis teha suudame, et siis ongi stsenaariumid, kus sa panedki inimesed proovile, jätad salaja sinna midagi maha, ootad, et kas keegi üldse reageerib sellise asja peale ja tihti kahjuks tuleb välja, et ei reageeri. Sest see on natuke sarnane sihukese situatsiooniga ka, et näiteks see teekond, mida te võtate ette, kui te lähete tööle. Te läbite seda teekonda ütleme nii, 350 korda aastas, eks ole, ja keegi küsib teilt, et seal tänava nurga peal, et mitme korruseline see maja on. Et tihtipeale te ei oska sellistele küsimustele vastata, mis tunduvad nii tavapärased ja seetõttu jäävad ka inimesed märkamata selle teekonna peal, et tihtipeale ongi, sa lähed tööl tööd, nii ongi, aga see, mis sul võib-olla koridoris juhtub või kohvinurgas, et see jääb tihtipeale nagu tähelepanuta. Ma tahaks teistelt küsida, ma ei tea, vastake kõik või vastake, kes tunneb, et kas see teie asutustes, see füüsiline selline red-teaming või füüsiline pentesting või ja mitte nagu vargus otseselt, mitte sissemurdmine, vaid just see sellise ausa näoga ringi kõndimise oht. Kas see on üldse jutuks olnud? Kas te olete sellega tegelenud või panga inimene noogutab? Räägi sellest natuke, et kuidas te... Ausalt, mul oli huvitav seda kuulata, sest ma olen eelnevalt olnud julgeoleku valdkonnas ja olnud ka nii-öelda see prügikasti taga istuja jälitaja. Ja oli päris põnev kuulata, mul on sul kõigepealt küsimus see, et kas ja kui palju on neid olukordasid, kui te ei ole reaalselt sisse saanud, et kumb nagu ületab kumba, see, et te saate sisse või see, et te ei saa sisse? See on nii ja naa. Ma ütleksin selle peale jälle, et siin loeb sellest, mida see ettevõte soovib eelkõige. Sest testida tuleb ju tegelikult mõlemat poolt, et kui see inimene tulebki väljast, siis me teeme oma parimat sinna sisse saada. Aga kui see nüüd nii ei juhtu, siis tihtipeale ettevõtted ikkagi tahavad teada, et mis oleks siis kui. Ja aja kokkuhoiu mõttes ja raha kokkuhoiu mõttes kindlasti kohe ka, et need stsenaariumid tegelikult kunagi selle taha pigem ei tohiks jääda. Et ühtepidi või teistpidi, et mõlemat pidi on ju ettevõttele hea, et kas me tõestame ära selle, et tõepoolest me ei saa teile esiuksest sisse, aga kui me juba oleme sinna sisse saanud, et mida me siis paha teha suudame, või siis teisest küljest me saime väga lihtsasti sisse, aga see on juba ju see paha, et siis see ülejäänud osa stsenaariumitest on juba nagu lisaboonus. Ma vastan su küsimusele ka ära. Vasta, jah. Et tõepoolest meil
meil on tehtud pangas nii-öelda sedasama sissemurdmist ja lähtuvalt, seda pole nüüd päris mitu aastat küll tehtud, aga me ise teeme seda, et me teeme pisteliselt nii-öelda kontrolle, mida jäetakse laudade peale, kas sahtlid on lukus, kas seifid on lukus, kas uksed töötavad nii, nagu on tarvis. Et me ilmselgelt hoiame seda kogu aeg fookuses, eriti nüüd rohkem lähtuvalt sellest julgeoleku olukorrast, mis meil siis siin, ütleme, Eestis ja Euroopas toimub. Jaa. Kert ja Toomas, et kui nüüd ikkagi ajada endale tunket selga ja võtta kruvikeeraja kätte, et siis nagu tõenäosus, et ma emma-kumma teie kontoris kuhugi jõuan, kus ma ei peaks olema vist päris suur või? Enam ei ole. Enam, mis mõttes enam? Pärast seda täna hommikut? Ei no, selles mõttes, et me oleme ka seda sama testi teinud ja ka failinud selles testis ja sellest teinud tugevaid õpituvastusi, et mis ja kuidas, aga ma väga soovitan seda tungivalt kõigile, eriti siis ütleme kriitilisele taristule, kes on siis võib-olla nagu suuremad huviobjektid, aga nagu ma ütlesin, me oleme nii koostöös Clarifiediga kui ka ise siis seda ka riigisektori suunas tegemas ka füüsilist reetiimimist ja ka meie kontoris oli võimalik jõuda kohtadesse, kuhu ei peaks jõudma. Et neid meetodeid on erinevaid, võib-olla see tunkedega näide on üks, aga on ka muid variante, kuidas seda teha. Aga selle harjutuse eesmärk on tegelikult ikkagi saada see õppetund ja vaadata siis nii oma reeglid üle, kui siis harida oma inimesed üle, et mis on okei, mis mitte. Ja kõige olulisem oli see, mida siis viitasid siin alguses, et see inimlik element, et te kõik, nagu teil on igas tööpäevas, no tööpäevad ei ole esiteks vennad, aga mõni tööpäev on teil selline, et teil on meeletu stress peal. Tähtaeg on kuklas, ülemus on kuklas, laps on kodus haige, 100 muud asja ja sul on vaja sisse minna ja seal kõrval seisab veel üks viisakas ülikonnas härrasmees, no ma teen talle ka ukse lahti. Aga vot oligi see hetk nagu praegu sai sisse. Ja Toomas saab 4G kapi välja lülitamise kohani või saa? Tere kõigepealt minu poolt ka, et Elisas on, mis me oleme teinud või me teeme juba pidevalt ja järjepidevalt ka tulevikus seda, et laiapõhjaliselt tõsta teadlikkust meie inimestel. Need samad näited, mis siin eelmistes ettekannetes ka olid, et juhul kui sina tuledki sinna Traxis pükstes vastu ja sul ei ole seda kaarti või kuidas siis sisse said, et kuidas siis käituda. See sama asi, et lähed juurde ja küsid. Et see on kohustuslik kõigile meile. Ja teine asi on ka see näide, mis sa tõid, et juhul kui nüüd kuidagi siis lipsab keegi sisse, et mis ta siis seal teha saab. Et üks asi on meie kontor, aga ärikriitilised, kui sa rääksid ka 4G seadmetest või meie tuumikvõrgu seadmetest, need on hoopis teistes kohtades. Nii aga ka Raspberry Pid, kui sa sinna nii-öelda LAN-porti meile lükkad, midagi ei juhtu. Jaa. Mul on tegelikult selline võib-olla üldine küsimus, et alati kui ma mingid turvateemalisi selliseid ettekandeid kuulan ja pärast nagu arutelusid veame nagu praegu, et peaks nagu rääkima, et siis mind esmalt tabab selline nagu lootusetu ahastus, et jälle me istume, jälle me ajame seda mingit turvajuttu, jälle me räägime mingist teadlikkusest, eks ole, jälle on ettekandjad üldiselt seda nägu, et kurjategijad on ikkagi sammu ees, on ju, ja nüüd on jälle midagi uut välja mõelnud, eks ole, ja siis läheb aasta mööda ja 5 ja 10 ja 20 ja kas teil on endal nagu tunne, et midagi on paremaks ka läinud teie nagu sellise karjääri jooksul selles turvas või see ongi selline lõpmatu nagu jooksmine ja võitlus? Tasub nagu teha seda asja või? Ma ei tea, kes ta... Sa vaatad väga rõõmsa näoga. Mina vastaks, et see on elukestev järjepidev protsess, et selles mõttes ei ole. Midagi ei ole paremaks läinud. Aga kui sa jätad selle harimisega, siis ei lähe ka. Ehk tegelikult Statistikaamet teeb ja suur aitäh kõigile teile, kes te vastate iga aasta sellele küsitlust ja seal on, me oleme jälle taaskord unikaalsed, on ka küberturvalisust ja neid samme puudutavad asjad nii sinu endaga seoses kui sinu lastega seoses. Ja Eesti elanikkonnast siis, kui ma ei eksi peast, see protsent on umbes 8,4% nüüd, kes ei tee mitte midagi oma küberturvalisuseks ja andmete kaitseks, et ülejäänud siiski teevad, et see protsent on iga aastaga läinud väiksemaks ja see ongi nagu see eesmärk. Aga tuleb võtta neid sihtgruppe ja näiteks vanemaealised, et mingil põhjusel meil kõigil on mõttes, et me oleme aru saanud sellest suitsuandurist, et see peab olema igal pool ja nüüd, kui ma lähen oma vanemaealiste, kas siis vanaema, vanaisa, ema, isa või kellegi juurde või kõik teist, siis te
no kui te olete vastutustundlikud, vaatate, et kas see patarei on seal täis, et kas see töötab nagu. Tegelikult kohe peale seda tuleks pidada ka väike 5-minutine loeng salasõnadest, ID-kaardi pinnidest ja kõigest sellest, millest kolleeg SEB-st just hetk tagasi rääkis. Ja aga no samas, kui ma nüüd mõtlen, et ma olen ettevõtte juht, eks ole, või nagu tippjuht seal, et kuidas pagana päralt ma mõõdan seda? Okei, ma võin tellida mingisuguse füüsilise või virtuaalse mingi pentesti, noh, ma saan sealt mingisugused andmed, eks ole, ma saan panna need aastast aastasse graafikusse, öelda, et näed, või ma saan teha mingisuguse koolituse, räägin kõigile, karjun nende peale taona ajude vahele ja kõik selle parooli jutu, siis teen küsitluse, mõõdan, jah, teadlikkus on ülest läinud. Aga see ei ole nagu otseselt ju mõõdik, et mind ikkagi huvitavad ju intsidentideks, et mind huvitab, et kas nagu päriselt midagi juhtus, et kuidas te seda mõõdate? Seal saab olla siis mõõdik on see, et midagi ei läinud hullemaks või? No mõõdikute maailmas ma arvan, et ütlen küll inglise keeles outcome driven metrics on niisugune termin või siis tulemustele orienteeritud nii-öelda mõõdik, et kindlasti on ka Tervisekassas näiteks need päris palju niisuguseid mõõdikuid, mis näitab siis ravi kvaliteeti ja asja. Rain teab sellest ka kindlasti väga palju siin saalis olles. Et aina rohkem me saame teada ka nendest asjadest, mis nüüd on juhtunud nendega, et kui ma jätan midagi tegemata, mis siis on kahju mul. Kui me võtame siin sama selle Ukraina näite, et kus tegelikult kõige suurem, kui meil oli teema pealkiri, et kus see küberinnovatsioon nüüd praegu toimub maailmas, siis see on samamoodi kahjuks või õnneks Ukrainas, kus see toimub. Et kui me lehtedest või kuskilt loeme neid, et kus nii-öelda raudvara viiakse ühte või teise poole ja millelt siis õpitakse, kuidas mingi tehnoloogia on ehitatud, siis sama toimub seal kui küberturbes tegelikult päris nii-öelda igapäevaselt ja ma arvan, et see nii-öelda outcome driven metrics või siis nii-öelda sellest tulenev mõõdikud aitavad meil, et kui me ei tee mingeid asju, mis on siis meie kahju, rohkem müüa ka teatud turvalisust ja turvalisust rohkem sisse tuua strateegiasse ja müüa ka seda nii-öelda investeeringut kui vajadust. No mõtlesin nagu puht definitsiooni järgi, et sa pead nagu edu defineerima läbi eituse, eks ole, et ei toimunud vargust, et järelikult me olime õudselt edukad. See on nagu kuidagi keeruline. Et võib-olla eelmine aasta ka ei toimunud vargust. Ja ei olegi toimunud, eks ole, kuni nagu toimub. Aga Kätlin, te saate nagu raha lugeda ilmselt kokku, et palju arvetelt või inimeste enda sellise lohakuse või teadmatuse tõttu on minema läinud. No see on ikka palju. Jah. See on ikka palju, et kui politsei ütles, et kuskil 8-9 miljonit, siis mina julgen öelda küll seda, et korrutame selle vähemalt veel ühe korra sama palju ka, kui mitte rohkem, sest et ega me tegelikult ei teagi täpselt ju seda lõppkokkuvõttes seda arvu, sest et mingid juhtumid tulevad ju võib-olla aasta-2 hoopis hiljem nii-öelda avalikuks. Aga see summa tõesti on nagu meeletult suur ja me jõuame ikkagi jälle sinna, et võib-olla mingit niisugust üldist meie poolt head vitsa ei ole, et kui me saaksime seda alla tuua väga kõvasti, kui meie kasutaja on teadlik nendest ohtudest, sest et kõik saab alguse ikkagi sellest inimesest, kes saab kõne, kes saab e-maili, mis iganes. Et see on see ravikoht, kus me saaksime vähendada kohe kindlasti seda kahjusummat ja neid juhtumeid ka. Aga ma ikka mõtlen, et kui inimene isegi oma rahast ei hooli, et millest ta siis veel hoolib, et kuidas teda panna hoolima mingisugust tööandja, ma ei tea, e-maili paroolidest umbes? No ilmselgelt ta hoolib, aga ta hakkab sellest hoolima siis, kui kõik on juba ära juhtunud, et seda hoolimist ei toimu mitte enne seda juhtumit, vaid see hoolimine hakkab siis toimuma pärast ja siis on see juba oluliselt emotsioonilisem ja hoopis niisugune nagu olukorra kuidagi veel tagasipööramist, aga neid olukordasid lihtsalt me tagasi pöörata ei saa. Aga sina räägid pigem sellisest social engineeringust praegu või mitte sellisest otse labidaga pähe häkkimisest, et ma ei tea, keegi murrab lahti parooli ja logib kuhugi sisse? Jaa, pigem ikkagi sellest social engineeringust ja ega ei ole ju need paroolide kaaperdamised ja kõik siuksed sissehäkkimised, ega need ei ole kadunud. Need on veel omaette ports küberkuritegevusest, on ju. Et see valdkond on suurem, et ma usun, et me kõik tegelikult reaalselt oleme meie suunas või päevast tulla mitmeid erinevaid petuskeeme, mis meid ohustavad. Kas me tuvastame need ära, kas see olukord on ehk selles mõttes just nii-öelda soosiv petturitele või mitte,
ega me väga palju tähele ka ei pane, mida me seal telefonis sel hetkel just teeme, samal ajal tehes hoopis mingit muud asja. Et see enda niisugune fokusseerimine ka sellele, et mida me teeme ja võtame aega selleks, mida me teeme, et aru saada, et kui me seda ka suudaksime veel kõigele lisaks siis sellele teadlikkusele võtta kaasa, ma usun, et petturid ei vaataks siia meie poole, vähemalt mitte Eesti poole. Kuidas panna seda tasakaalupunkti sellise süsteemi kasutusmugavuse või üldse kasutatavuse ja turvalisuse vahel, et see on ajalooliselt olnud selline köievedu, eks ole, et kõige turvalisem süsteem on see, kui mingit süsteemi ei ole, andmeid ei ole, üldse midagi ei olegi, et siis on kindel, et midagi ei varastata. Et mingil hetkel sul hakkavad inimesed ju firmas ikkagi virisema ja ütlema, et ta ei saa seda teha ja kolmandat teha. Ma ei tea, Toomas või Gert, kuidas see teil lahendatud on? Alati peale intsidenti toimub muudatus, et ikkagist pauk peab ära käima ja siis tekib see kainusmoment, aga see sama sinu eelmine küsimus, et kuidas seda mõõta, ma ei tea, ma saaks mõõta siin saalis praegu sükse kätemerega, et tõstke käsi, kellel on Gmaili või mis iganes muul teie erakontol on salasõna ja see salasõna on üks sõna, see hakkab suure tähega ja lõpeb numbriga. Hea küll, väga hea mõte, tõstke käsi. Salasõna hakkab suure tähega, lõpeb numbriga üks sõna. No võt, see on kõige ebaturvalisem parool, mis olla üldse Kisuke 98. Et palun vahetada see mingi luuletuse vastu ja pikkida sinna vahele erinevad sümbolid ja numbrid. See on kordades turvalisem, et teie salasõna, see üks sõna ja number lõpus, see on umbes 10 minuti jooksul lahti murtav. Vaata, kas sa ütlesid, peale intsidenti on võimalik nagu ettevõttes viia, organisatsioonis läbi viia mingit sellised turva kinnikeeramist? Peale seda, kui on adutud, et selline asi saab juhtida, peale seda siis saadakse aru, et alati ei pea lähtuma kasutaja mugavusest esimesena, vaid tuleb leida see balanss. Et ma ei ütlegi, et kõik asjad tuleb kinni keerata, aga nii ei saa, et kõik süsteemid on, et see ameeriklaste ütlus, see secure by design, see tähendab algusest peale seda, et see süsteem on nii ehitatud, et ta ongi turvaline ja selle läbi, kui veidi kasutaja mugavust sellest saab häiritud, no siis saab, aga vähemalt sul on see kindlus, et sa saad nendele andmetele ligi, sa saad nendele süsteemidele ligi ja protsessid toimivad nii, nagu peab. Aga see intsident on siis pigem reaalne või see on pigem selline simuleeritud, Silvi abiga simuleeritud? Ei, ikkagist reaalne intsident, kui on ikkagist pauk ära käinud ja ettevõtte tegevus, ma ei tea, nädalaks peatunud, nagu siin oli väga mitmete erinevate tootmisettevõtetega Eestis eelmisel aastal, olgu ta siis lunavararünnak või mõni muu. Peale seda siis võetakse Eesti küberturvalisusettevõtted ligi ja asutakse muutma siis ettevõttes reegleid, tehakse hügieenikoolitusi, investeeritakse tehnoloogiasse, inimestesse ja asjad lähevad paremaks. Toomas, mis sinu kogemus on? No päris niimoodi, et peale intsidenti sellele me ei saa mängida elutähtsa teenuse pakkujana, loomulikult megi vaatame, mis ümberringi on toimunud, õpime nendest intsidentidest, aga pigem on see küberstrateegia läinud mitte intsidendi tagajärgede tegemisele, vaid ennetamisele ikkagi, et ennetada, näha neid anomaaliaid ja asju, kui hakkab midagi juhtuma, et siis juba mingid sammud või meetmed nagu ette võtta. Aga inimesed virisevad? Inimesed peavad olema lihtsalt teadlikud, mida nad teevad ja mida mitte, et kui minu meelest ka Riias kõige suurem intsidentide arv, mis Riiasse jõuab, vist on ikkagi nagu phishing või siis õngitsused, pool nendest on umbes statistika. Et teistpidi, kui sa koolitad inimesi, näiteks Elisas on meil just üleeile vaatasime üle, 982 on avastus siis õngistuskirjadele, mis meil on väga hea ja süstemaatiline töö pidevalt. Et ühesõnaga, mida rohkem sa inimesi nagu laiapõhjalisemalt inimesi koolitad, hoiad ja võtad vajadusel ka meetmeid, seda rohkem tegelikult sa saad neil lubada ka teatud asju, et sa ei pea nagu pigistama nagu teiselt poolt väga nagu äärmusesse. Silvia, kuhu sina selle tasakaalupunkti paned? Ma rõhuks võib-olla kõige rohkem sellele tihedusele, kuidas neid asju teha. Sest tegelikult, mida me oleme näinud, on see, et need testimised võivad toimuda, pauk käib ära, saabub tulemus, aga tegelikult neid teste võiks pisteliselt ikkagi edasi teha, sest igaüks meist väsib ära, me unustame ära, mida me õppisime ja tihtipeale ongi see täpselt nii, et peale koolitust sihuke riskitunnetus on hoopis teises kohas, kus ta varem oli. Sa võib-olla muutud isegi natukene liiga paranoiliseks
panedki kõik uksed kinni, isegi siis, kui sa sealt oma toast näiteks kohvinurka korraks lähed. See on muidugi väga tore, aga tihtipeale see mõne nädala pärast enam niimoodi ei ole. Et jah, tasuks pigem sellele meeldetuletusele rõhuda, et kui see järjepidevalt ongi kogu aeg nagu reklaam silma all, et siis inimestel on see pigem paremini meeles kui see, et teha seda ühe korra 10 aasta jooksul ja siis loota, et läheb paremaks, sest ka töötajad ju vahetuvad. See on selline hea võimalus moodsaks koersõi kodutöö ära tüüpi asjaks, et miks sa jätsid midagi tegemata, kui ülemus sulle saatis, ma arvasin, et see on phishing ja kustutasin igaks üks ära. Ei teinud. Nii, meil on küsimused ja hakkame kuskilt minema. Ma arvan, Toomas, see on sulle. Taristuvõrgus on palju IoT seadmeid, mis töötavad veel 2G võrgus. Kunas 2G kinni pannakse? Sellega me tegeleme. Kõigepealt on sellel aastal 3G sulgemine meil ees. Me ei ole seda kuupäeva veel paika pannud. Seal ongi väga palju M2M ja nii-öelda machine to machine siis või tõkkepuud näiteks või midagi sellist, kus on vaja seda liidest. Et me veel seda nagu ei ole paika pannud, on vastus tegelikult. Ja kui sa peaksid siia saali vaatama ja midagi ütlema, et kas see on, ma ei tea, 3, 5, 10 aastat? See on pigem ikkagi, me räägime 10. lõpust, ma arvan. Okay. Gert, kui palju on küberreservi erinevaid tasandeid olnud vaja rakendada mitte õppustel, vaid päriselt? Päriselt on ainult esimest tasandit rakendatud siiamaani. Ühe korra edukalt, ühe korra oli tegelikult tehnoloogiline rike, et seda ei olnud vaja. Keegi on küsinud, kas neid üksusi on kasutatud ka Saaremaa ja Võru juhtumite korral. Mina ei tea, mis on Saaremaa ja Võru juhtumid. Võib-olla keegi teab? Sina ka juhtumeid ei olnud. Oleks rohkem datat vaja, millest räägitakse. Selge. Kuidas kindlustate olukorra, kui pädev isik lahkub töölt, et ta edaspidi ei kuritarvitaks oma teadmisi? See vist ei ole küber otseselt. See on selline laiem küsimus. Lepinguga kinni tampida. Esimese asjana kõik õigused samal päeval kohe kinni, kõik ligipääsud kõikidele kontodele, mis on tema senise tööga seotud. Tal ei ole enam sellest hetkest, kui ta selle teavituse saab, see eeltöö peab asutuse infoturbe juhil olema tehtud enne, kui see teade antakse, et isik enam siin ei tööta. See kuulub hea infoturbe praktika hulka. Ma olen aru saanud, et Ameerika suurfirmades inimesed saavad neid ootavast teada siis, kui hommikul ei saa enam sisse logida oma meilivasti. Et ametlikult veel teatatud ei ole. Kui mõni siin saalis osaleja tahaks panustada küberreservi, siis kuidas see võimalik oleks? Kõige lihtsam versioon on läbi Kaitseliidu küberüksuse. Selle ootavad avaldusi kogu aeg ja asuvad siinsamas lähedal Toompeal, aga üldiselt andke märku kas või cert.cert.ee ja siis saab vaadata edasi, et mis need võimalused on. Et me oleme tegelikult mängimas ka selle mõttega, et kas laiendada seda teist tasandit siit 6 IT-majalt veel Eesti erasektori ettevõtetele. Need arutelud käivad, kuhu me nendega jõuame, ma ei tea. Oluline on see, et see süsteem toimiks, et me teaks ja just nagu ma ütlen, seda toimimist saab tagada ainult läbi selle järjepideva läbi testimise. Ehk me teeme vähemalt korra aastas päriselt sellise suure kriisiõppuse, kus me päriselt siis testime seda. Nii nagu Kaitseliit ja abipolitseinikudki nad annavad seda väärtust juhul, kui nad päriselt sellega tööd teevad. Aga kui sa nüüd tuled sinna, mul jäi kuidagi kõrva see sinu esinemises või ettekandes olnud näide, et tulid inimesed kaasavast, arvestatavast soojast juhtimiskeskkonnast, kust neid koheldi kui talenti ja siis sa panid seersandi nende peale karjuma. Et kuidas need kohanemised nagu lähevad või kas peaks arvestama sellega, et seersand karjub ja keegi ei küsi, kuidas sul päriselt läheb? Seersand karjub ainult siis, kui on ajasurve peal ja on konkreetne eesmärk, mis suunas liikuda, et ühel hetkel on vaja teha otsus ja otsus võib olla õige, otsus võib olla vale, aga ei saa jääda otsustamatuse olukorda. Aga tegelikult see sama kokku harjutamine on suurem võtmesõna seal, kui see karjum seersant, et kui sina tead, mis on minu tugevused ja mina tean, mis on sinu tugevused, siis ma tean, mida sina saad teha ja sina, mida mina, et ei teki seda segadust. See on olulisem seal juures, seetõttu peab see üksus olema võitlusvõimeline. Kätlin, kui palju on reaalselt pettureid kätte saadud ja palju neist on Eestist ja kui paljud on piiri tagant?
No ma tuginen siin politsei andmetele, et meie ise neid püüdmas ei käi, teeme küll koostööd politseiga nii palju, kui seadused lubavad. Selles suhtes on sensatsioon tekkinud eelmise aasta lõpust, et just telefonikõned, mis tehakse, nende rahade korjamised käivad nüüd siin füüsilisel kujul, mis on andnud politseile päris hea võimaluse ka tabada mingit osa sellest grupeeringust. Jah, loomulikult see ei ole ladvik, kes raha kokku käib korjamas, aga siiski see on oluline märk sellest, et me saame ikkagi midagi ära teha. Kui me räägime nüüd nii-öelda neid küberruumis tehtavatest, siis siin on väga oluline rahvusvaheline koostöö. Siin üksi Eesti politsei, RIA koos nendega ei ole võimeline midagi ära tegema. Et loomulikult internetikeskkond annab küberkurjategijatele või ütleme kurjategijatele iseenesest väga suure siukse kaitsekihi ja püsida aina enam ja enam siis nii-öelda siukses varjatud positsioonis, ehk sind on väga raske tabada. Aga ma usun, et see, et kõik see areneb, siis ega ka politsei areneb ja ei jää ka need tabamised nagu selles mõttes selle taha, et me nüüd ei saa neid kuidagimoodi kätte. Aja küsimus. Siin võib-olla äkki teised oskavad lisada, et tõesti, et kui palju, ütleme, kui tavaline see on, et mingisugune selline üksik tegija, politsei ilmub ukse taga ja võtab ta maha. Et me loeme ju nendest juhtumitest, kus võetakse organisatsioone, eks ole, või mingisuguseid suuremaid võrgustikke, see on keeruline, see võtab aega, aga et keegi postitab kuhugi foorumisse mingi krediitkaardi numbreid, mille ta kuskilt on saanud. See on suhteliselt turvaline tegevus või võetakse neid inimesi tegelikult ükshaaval ka vahele? Küsimus Eesti politseile. Ma võib-olla lisan siin, et neid juhtumeid on olnud. Ma ütleks, et neid üksiküritajaid ikkagi on pigem suures vähemuses, aga neid on olnud. Siin on isegi mingi järsku aasta või 2 tagasi võeti kaks noormeest ju Eestist kinni, kes siis üritasid ka viljeleda seda kuritegevuse liiki, aga nad väga kaua ei saanud viljeleda, sellepärast et nad panid seda toime siit Eestist ja politseil oli võimalus nad ka kinni võtta. Mida me veel saaksime teha, tahab pealtvaataja siin teada. Peale selle lõpmatu teadlikkuse tõstmise, kas midagi saab nagu veel teha, nii pangas nende pettuste ärahoidmiseks kui üldse? Hea küsimus. Ma oleks võinud ju selle välja öelda siin, kui mul oleks mingi väga innovaatiline projekt olnud. Et ma olen ise selle peale väga palju mõelnud, et mis on see, et jah, me pidevalt räägime sellest, me peame sellest rääkima, sest kui me sellest ei räägi, siis tekib ka teisipidi jälle olukord, et ju siis ei ole probleemi. Et ongi siis, et las see kukk siis kaagutab, on ju, et see probleem on olemas, see ei ole kuhugil kadunud ja me näeme ju seda, et antud probleem on ainult kasvavas trendis. Me ei näe mitte mingisugust nii-öelda langust. Et minul ei ole mingit head innovaatilist projekti. Ma väga loodan, et see ikkagi nagu lähiajal on nagu tulemas, et kuidas me siis läheneme, kuidas me seda olukorda siis lahendame. Ja, küsimus on asjakohanest, kui ütleme, vihma sajab tuppa, sa teed katuse korda ja probleem on lahendatud, et sa ei tegele vihmateadlikkuse tõstmisega organisatsioonis, aga palun. Mina viiteks siinkohal sellele, et kõigepealt tee nii-öelda see kodutöö ära ehk kaardistus ja ma pean selle ajal silmas siis kõiki neid ristsõltuvusi ja tegelikult see võtmesõna siin on tarneahel, et sa tead, mis sinu ettevõttes või sinul kui eraisikul millestki sõltub ja millegiga seotud on. Et ma toon ühe näite, panite seda tähele, kui möödunud aasta siis oli ta vist septembrikuu, rünnati siis Elroni piletisüsteeme ja 36 tunni jooksul ei saanud Eesti inimesed siis osta rongipiletit, et sõita Tallinnast Tartu või vastupidi või kuhu iganes, ega vaadata rongide väljumisaegu, ega siis ka valideerida seda piletit minnes rongi. Kogu selle aja vältel RIA kaitses Elroni veebe, aga mis sest kasu on, seda teenust osutas üldsegi Tridango, täiesti teine tarneahelas olev ettevõte, kelle kaitsmisega meil ei olnud mitte mingit seost sellel juhul, et Elron meie jaoks kui elutähtsa teenuse osutaja
suure prioriteedi all, Ridango mitte. Et nii on ka tegelikult teie kõigi ettevõtetega ja teie kõigi asutustega, ehk te kõik need asjad, mida te teete, te ei tee ise. Teil on allhankijad, alltöövõtjad ja nii edasi ja nendel on sõltuvused. Nii et minu esimene palve oleks, kui te tagasi lähete, vaadake üle korraks oma lepingud. Kas nendes lepingutes, kui teile, kui Elisele kehtivad elutähtsa teenuse osutajana teatud reeglid, siis kas iga viimne kui allhankija peab ka vastama kõigile nendele reeglitele? Ma ei oska öelda, kas see on nii või ei, võib-olla Toomas oskab öelda. Jaa, väga õige punkt, mis välja tõid, et kui me rääksime siin, eelmine aasta oli ka see inimkesksuse, inimese teadlikkuse tõstmine ja nii edasi, aga nüüd, mis nagu trendid on tegelikult tulnud ja see tarneahela punkt on nii õiges kohas ja see trend on olnud ka tegelikult, mis me oleme veel kord saanud seal tagasisidet või õppinud Ukrainast, on see, et sa oled harjunud oma perimeetrit väga hästi kaitsma, et igas erinevates viisides, aga see, et kui sul on partnerettevõtted, kes saavad sinu võrku ja sa usaldad neid, et nad saavadki sinu võrku, siis on see küsimus, et mis nad siis sinna, kui see partnerettevõte nüüd langeb nii-öelda ohvriks, et läbi mõelda see, et mis ta siis, kui tema olekski nüüd paha, mis ta siis sinu võrgus teha saab. Ja seda mustrit on kasutatud Ukrainas telkode vastu päris mitmeid kordi. Et see perimeeter on läinud nii-öelda laiemaks, on leitud just nagu nurgemad kohad. Lihtsalt ma toon ühe mõtte veel vist, ühe punkti ära, mis nagu Ukraina näitel veel on nagu välja tulnud, on see, et ka teadlikult näiteks laptoppe varastatakse. Et loodetavasti teie laptopid on krüpteeritud kõik ja sinna ligi kuskil ei saa, aga on suunatud nii-öelda vargused siis saamast neid laptoppe, millega siis hiljem juba jälle siseneda võrku. Et see nagu see mastaap ja kui sa ütlesid ka, siin küsisid, et kas see jutt millalgi ei lõppe, sest tegelikult geopoliitiline kõik olukord on läinud neil paraku hullemaks. Silvia, kui sa teed raporti mõnele oma kliendile, et kas see on 99,9% teadlikkuse tõstmine või mida sa sinna, kas on midagi veel, mida sa saad sinna kirjutada? No üldjuhul seal on kogu see kaardistus, mis me teeme, eks ole, et mis me leiame, kuidas mingisugused stsenaariumid ennast lõpuks välja mängisid ja siis ka meiepoolsed soovitused tegelikult, et mida nad saavad teha. Aga ma korra jätkaks selle arvuti ja muu riistvara varguse teema puhul tegelikult tuli 2023 septembris üks väga huvitav raport välja. Mitte siis meie poolt, aga võib-olla see on niisugune raport, mille peale ise ei tule. Et me tihtipeale loeme siis erinevatest küberintsidentidest või pahavarast uudistes, eks ole. Aga tehti siis väidetavalt, niimoodi on raporti pealkirjas kirjas, see on siis maailma esimene füüsilise turberaport, mis on siis tegelikult G4S-i välja antud raport ja seal on mainitudki täpselt seda sama asja, et tegelikult kõik see majandusolukord, inimesed on stressis, võib-olla finantsraskused, et see kõik tegelikult mängib rolli selles, et just nimelt ettevõtete riistvaravarguste arv näiteks on suurenenud tänu sellele. Ja tihtipeale need ründajad, kes seda teevad, need ei olegi mingisugused väljast tüübid tänavalt, et need ongi ettevõtete oma töötajad. Ja selles raportis ongi toodud välja regiooni kaupa, et mis siis kuskil see kõige suurem oht hetkel on. Ja Euroopas täpselt samamoodi, et siin mainiti ka enne, et social engineering ja phishing, et see on nagu üks asi, aga teine just seal ongi see sama riistvaravargus. Et kõik, mis on kätte antud ja võib-olla siis kirja panemata jäetud kas või selle pandeemia kontekstis, et paljud läksid kodukontorisse, said endale sinna monitorid kaasa, arvutid kaasa, telefonid kaasa, et see kõik ei pruugi enam tagasi tulla. Ja ma arvan, et see kodukontoris olemine on tõenäoliselt tekitanud küberturbesse mingi täiesti uue dimensiooni, eks ole, mis seal on järsku nii palju kontrollimatuid elemente, füüsiline keskkond, ühendused, inimesed, kes sinna sisse välja saavad, eks ole, turvalisused. Kuidas seda lahendatakse? Kas teil, Toomas, on mingisugused reeglid selle jaoks, et kus Elisa läpakat tohib hoida ja mis kell lahti teha? Jaa, niisugused reeglid ei ole. Töötada võib 24 tundi Elisas. Et selles mõttes
me oleme seal juba päris kaugel sellega, me olime juba enne koroonat tegelikult oma paindlikkusega selles, kus inimene töötab ja see paindlik tööaeg ja paindlik lokatsioon, et võib-olla see nii-öelda ülejäänud nii-öelda ühiskond natuke jõudis nagu järgi. Et me olime seal juba pikemalt, ma arvan, ees ja ka siiamaani me praktiseerime seda. Meil on loomulikult teatud reeglistikud, on ka teatud kohad, teatud riigid, kus loomulikult kaugteed teha ei tohi ja töövahendiga reisida ja nii edasi. Et selles mõttes seal on reeglistikud, aga ja turvameetmed siis, mis siis on kindlalt Tablaudent, VPN-id ja muud sellised standardsed lahendused. Nii, Gert, kui kriitilised süsteemid, võrk, elekter, haiglad peaksid sattuma küberrünnaku ohvriks ja kõik on väga-väga halvasti, kas on olemas ka mingisugune D-Day süsteem või mingi varusüsteem, et kriitilised süsteemid ka kuidagi võrguväliselt ikkagi edasi toimiks? No me räägime siin saartalituse kontseptsioonist, mis ütleme 2007 aastast alates on olnud üks neid kaitsemeetmeid. Kas ta nüüd praktikas ja pikalt toimib, see on debateeritav ja sel teemal on olnud ka pikad arutelud siin MKM-i eestvedamisel ja need arutelud jätkuvad. Mingisuguse plaanina ta paigas on, mingisuguse aja, mingisuguse lõtku, ütleme siis nagu ups, sellise asja ta meile annab, et mingi arvu lisatunde ise toimida. Aga me oleme nii globaliseeritud, nii kõikidesse, ütleme siis, mõtleme finantsid kas või finantsturud laiemalt ja nii edasi, et sellist pikka pidu üksinda eksisteerimises ja sellise plaan B-ga ei ole. Et pigem ikkagi kogu see siis redundancy või asi tuleb sisse ehitada igal ettevõttel ise tagada, et tal on mingisugune plaan, olgu selleks siis generaator, olgu selleks siis, ma ei tea, see Elon Muski satelliit, uplink, et mingisugune side, mingisugune vool on nendel vähemalt nendel core saitidel olemas. Ja siis ma ikkagi tahaks seda eelmist teemat ka puudutada eelmise küsimuse juures. Kõige suurem probleem, mida me näeme kõigi nende pen-testidega, mitte siis füüsilised, vaid just digipoole pealt, on ikkagist, et Eesti ettevõtetes on võrkude segmenteerimine. Et siin see läheb sinu esimese küsimuse juurde, mugavus versus turvalisus. Kahjuks ülitihti on ikkagist mindud seal kas sysadmin või veel kõrgemal tasemel sinna, et anname talle parem nagu pääseb igale poole. Ja noh, see ongi see, et kui siis sa ligi saad sellele paroolile ja siis pääsed igale poole liikuma, et segmenteerige võrke palun, piirake seda access managementi väga rangelt, kes kuhu, mis ajal ligi pääseb või ei pääse. Selleks on võimalik samme võtta ja see ei pea olema mugav. Ja. Kas füüsilise retimingu tegemise jooksul on pidanud ka politsei sekkuma? Õnneks veel mitte. Aga nii-öelda vahel on sind võetud, viisakalt välja saadetud majast? No ütleme nii, väga erinevaid juhtumisi on kindlasti aset leidnud. Ka sellisest kohast võib ennast leida, kus sa peadki ennast välja rääkima. Aga siis aitab see hea ütlus, et rahu, ainult rahu. Kõik saab korda. Kätlinile, ma arvan võib-olla kõigile, et veeb on suur ja lai ja on hästi palju libalehekülge, põhimõtteliselt phishing-lehti, eks ole. Kas ja mida saab teha? Siin inimene on pannud ette, et võiks nende lehtede vastu küberrünnakuid korraldada. Et nad sealt veebist võib küll. Et maha võtta. Aga noh, ma arvan, see laiem küsimus on ju see, et me näeme tõenäoliselt, kui me interneti ilma jälgime, eks ole, et mingisugune tsüklon hakkab kuskilt tulema, et mingisugune pettus pesitseb mingisuguses kohas, eks ole, mingisugused honeypotid või on nad siis kuritegelikult honeypotid, mingi liiklus kuhugi läheb, eks ole, et meil on ju võimalik seda nagu kinni panna. Kui palju seda tehakse või kas seda mõtet teha, et paned kinni ja sul on 3 sekundi pärast on uus ja vahet pole. Mis need kogemused on? Jaa, selles mõttes, et tõesti on paraku nii, et kui mingi koha neid saab kinni panna, kui sa paned, siis ei ole ka nii-öelda palju aega, kui võib kõrvale tekkida järgmine koht, aga siin tuleb jälle, kui me räägime siin innovatsioonist või asjast, siis loomulikult meid tulevikus aitab ka võimalikult palju andme nii-öelda töötlust ja ka siis võrguliiklust analüüsida ikkagi seesama kurikuulus lühend AI, et kindlasti need töövahendid sinna ka tulevad, kus siis juba ennetavalt saab neid asju teha.
ma lisaks, et CERT.ee on välja töötanud sellise äpi, mida saab telefoni alla laadida nagu Encrypted DNS, mis siis põhimõtteliselt töötab nii-öelda, kuidas öeldakse, vastupidise telefoniraamatuna, et ta ei lase sul minna nendele saitidele, millele meil on see punane lipuke külge pandud, et see on ohtlik nagu. Seda saab igaüks ise teha, ise enda telefoni panna, see on lihtne meede. Ja mina kasutan, võin öelda. Ja ma arvan, et on nii mõnedki olukorrad jäänud olemata. Aga võib-olla mida nendest petusaitidest, need on ajas lähevad aina paremaks, et kui me mingi hetk saime võib-olla eristada neid keelelises vaates, võib-olla mis olid nagu üritatud teha eesti keelde, need lähevad aina paremaks, need tõlkeprotsessid on oluliselt paremad. Aga siin ma saan öelda, et telekomid Eestis on väga usinalt tulnud pankadega näiteks koostöösse ja CERT-iga koostöösse see, et kui me saame teada mingist petusaidist, siis me saame selle CERT-i saata ja CERT siis jagab seda mujal seda informatsiooni ja ma tean, et nii mõnigi Eesti Telekom juba oma võrgus piirab sinna juurdepääsu, mis on väga hea löök nii-öelda just kurjategijatele vastu. Olgu, lõpetuseks ükski tehnoloogia teemaline paneel ei oleks õige paneel, kui me ei küsiks, mis on teie AI-strateegia või kui palju te näete, et see suurte keelemudelite ja AI plahvatus nagu kogu seda asja muudab, millest me räägime. Kõigile avatud. Teie tööd raskemaks või kergemaks teeb? Ja kui ma alustan siit poolt, et siis kindlasti ta tuleb jõulisemalt sisse. Me omalt poolt oleme katsetanud erinevaid ka lahendusi. Olemas veel on nagu false positiivsed on päris palju. Teistpidi ongi, mis seal võib-olla nende suurte andmemudelid, vähemalt puudutab küberturvalisust, võib-olla puudujääk on see, et isegi kui ta mingi hetk ütleb sulle, et seal on see oht, siis ta ei suuda seda selgitada sulle, miks see veel on. Et see on nagu oluline nagu pool sellest, aga kindlasti saavad olema üks osa ka Elisa küberstrateegiast mingi hetk. Riia tellis hiljuti TalTechilt sellel teemal uuringu, mis valmis reaalselt umbes 3 nädalat tagasi ja on vabalt kättesaadav. See ongi siis AI kasutusest ja ta on mõeldud Eesti ettevõtetele, nii et mina soovitan lihtsalt tudeerida seda ja läheneda teaduspõhiselt, aga kindlasti AI-d kasutatakse nüüd edaspidi nii ründes kui kaitses ja red-tiimimises on seda eriti hea nii-öelda rünnakute planeerimises ja selle phishingu tegemises kasutada. Ma just tahtsin seda küsida, et tundub nagu väga mõnus mõte. Ütleme nii, et kui ma nüüd keskenduksin ainult juurdepääsu teemadele, ligipääsukaartidele ja nendele süsteemidele, et kuidas inimesed siis kontorisse sisenevad, siis võttes arvesse, et hetkel need tehnoloogiad, mis me ikkagi näeme, seina peal vaatab sulle vastu ja see kaart ka seal käes, mis tõenäoliselt töötabki selle 125 kHz peal, et tegelikult ma arvan, nende puhul AI oleks nagu väga tore asi, aga me näeme siiski, et see tehnoloogia ju tuli 80-ndatel ja see ripub seal siiamaani seina peal, et seal on tegelikult ikkagi väga-väga pikk maa veel minna. Ja no pettuste vaates ma ootan hirmuga seda aega, kui see AI hakkab järjest rohkem tegutsema. Suvalises keeles väga personaliseeritud. On juba märke sellest, et seda juba proovitakse rakendada. Ja ma arvan, et see on aja küsimus ja väga nagu siis lähiaja küsimus, millal AI nagu väga tugevalt tuleb just sellesse küberkuritegevuse teemasse. Ja võib-olla ma lisaks veel selle asja, mis oli siin siis mugavus ja turvalisus, et minu arvates mugavus ja turvalisus ei ole need sõbrad, kes käivad käsikäes, kui sa tahad olla turvaline. Et need on pigem nagu sellised võitlevad vastaspooled, et kui sa tahad mugavust, siis sa pead andma järele turvalisuses ja kui sa tahad turvalisust, siis sa ei saa pakkuda mugavust. Ma ootan juba nii-öelda ootan pikisilmi kõiki neid deepfake häälekõnesid, et kanna miljon sinna ja juba on olnud tegelikult. Nad ei ole veel massides, aga ma arvan, et nad lähevad. Jaanuaris oli ju Hongkongis 25 miljonit kanti. Juhatus võttis nagu kõne, mitte juhatus, aga sa saad kõne nagu sa oled raamatupidaja. Ja sa saad kõne, nagu, kus enam-vähem juhatus istub sul teisel pool lauda ja ütleb, et ütle see kanne ära. Ja ma ei mäleta, kas see oli isegi äkki videokõne? Videokõne oli, videokõne oli. Seal olid nagu inimesed, nagu deepfake-itud inimesed vastas, kes ja siis 25 miljonit kanti. Nii et ma arvan, me saame siin istuda veel ja veel, et sellest teemast rääkida. Aga praegu ma ütlen teile aitäh ja saadan nii teid kui kogu saali pausile ja oleme siin tagasi 14.30. Nii et kohtumiseni. Aitäh! Aitäh!